Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebitv vaatajad, täna on meie külaliseks Igor Gräzin. Tere Igor! Tere kordselt! Kõik me teame, et meie hulgast on lahkunud katoliku kiriku pea. Missugused on sinu kui vaimulikega väga lähedaselt kokku puutuval inimesel selle puhul, mis mõtted sul tekivad ka? Noh, nagu iga inimese puhul on kahju, teisest küljest ta elas siiski ka väga pika elu. Ja noh, praegu on täiesti arusaadav, et kadunukesest kas tuleb rääkida kas hästi või üldse mitte midagi. Noh, ma head nagu otseselt midagi ei ole märganud. Aga üks asi muidugi tuleb siiski meeles pidada, et võib-olla tema kõige suurem häda ja kõige suurem viga oli see, et ta tegelikult kuidagi ei reageerinud normaalselt kodusõjale või sõjale Euroopas, Venemaa ja Ukraina vahel, kusjuures ta nagu ei pööranud ka mingit erilist tähelepanu sellele, milline on Vene õigeusu kiriku positsioon selle sõja suhtes, tähendab seda soosiv. Eks Francisco ütles seda, mida nad kõik kipuvad ütlema, et noh, tahaks rahu ja et seda ei oleks ja nii edasi. Aga see rahujutt üldiselt, noh, nagu me oleme ju siin saanud 3-4 aastat jälgida, see rahujutt on tegelikult jama kuubis. Noh, kas või seegi, et Venemaa ei olnud võimeline pidama 30-tunnilist relvarahu, mida ta oli ise välja pakkunud ja nii edasi, sellepärast, et rahu kuubis, nagu ta praegu on, mida toetab nähtavasti ilmselt ka Trump, sisaldab endas ikkagi ideed sellest, et Ukraina kristlik riik, muide, sügavalt kristlik riik, Ukraina peab USA ees, Venemaa ees kapituleeruma. Sellepärast, et nüüd välja pakutav variant on see, et Ukraina peab loobuma 4 oma territooriumist pluss 5 Krimmist. Noh, siin tegelikult nagu ei ole isegi mingit erilist läbirääkimiste kohta. Ega ilmaasjata ei juhtunud nüüd niimoodi, et kolmapäeval, see on siis nüüd täna, tegelikult see 4 riigi läbirääkimised või ümarlaud Ukraina küsimus lihtsalt kukkus läbi. Sinna kuulusid siis USA, Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa, sest noh, ei ole millestki rääkida. Noh, ukrainlased oma territooriumidest niisama naljalt loobuda ei saa. Igasugused tõsisemad järeleandmised tähendavad tegelikult seda, et Zelenski enam ei ole ka president. Seda on tegelikult öelnud ka opositsioon Zelenskile. Nii et sellistel teemadel nagu ei ole millestki rääkida. Aga kui me nüüd tuleme selle sama Franciscuse juurde tagasi, siis Franciscuse see natukene selleks, et nüüd aru saada, mis see Franciscuse positsioon on, võtame meie need preilid Pühtitsa kloostrist. Egas nemad ka ei taha midagi muud kui rahu, aga sisuliselt tähendab see nende rahupositsioon, tähendab tegelikult Venemaa toetamist. Ja võib-olla Franciscus nagu väga hästi ei saanud ka poliitikast aru, ega ta ei olnud ka noormees, aga igal juhul see tema rahupositsioon oli selgelt Ukraina vastane. Ja see ei soosinud tegeliku rahuprotsessi. Eks näeb nüüd siis, kes sealt, noh, sellepärast, et Franciscus tuli ka kaugelt, tal puudus igasugune arusaam sellest. Ja võibolla jah, et tema päritolu. Ja päritolu Argentiinast, noh, ei saa nagu teemast aru, aga noh, nagu on aru saanud, katoliiklased ta meeldis ja meeldib ka teistele kristlasele lasta siis olla, aga no see aeg sai täis. Ja võibolla on nüüd see aeg, kus tuleb hakata vaatama, mismoodi see sõja lõpp võiks tegelikult välja näha ja milline võiks olla kiriku tegelik panus sõja lõpetamisse. Ja noh, Franciscus nagu, no ütleks niimoodi, et tal oli hea amet, aga ta ei kasutanud seda ära nende. See muide tuletab mulle meelde ühte lugu, mida see nüüd ei ole küll nüüd poliitikaga seotud, aga oli üks psühholoogia üliõpilane, kes oli siuke, noh, võttis viina esimesel, teisel kursusel ja mis iganes. Ja Koop, kes oli pedagoogilise ülikooli rektor, kellele ta vastu jalatas, selle käest ta küsis üliõpilane, kes te olete? Mis pärast sellepärast, noh, siuksed lõhnad käisid ja nii edasi. Ja see ütles, et mina on see, kes sina oled?
ja Coop ütles, ma olen selle ülikooli rektor, mille peale see kutt siis Kohtla Jaak siis ütles talle vastu, ai kurat, see on hea koht, hoia sellest kohast kinni. Tähendab, siin on see sama asi, see Rooma paavstiga, hea koht, kui saad, siis hoia sellest kohast kinni. Ja. No, seda sinu juttu ma olen kuskil varemal ajal kuskil kuulnud, see oli nagu avalik anekdoot või midagi taolist. Koop ise rääkis. Koop ise rääkis. Ja no sellel asjal oli veel järg oli selles, et ta sai selle sama üliõpilasega 5 aastat hiljem kokku, kui ta sai Tartu Ülikooli rektor. Ja siis ta küsis, et ikka õpid veel edasi. Umbes niimoodi retooriline küsimus, et õpid ikka veel edasi. Mis tuletab veel loomet, et tegelikult Hillar Palamets on rääk. Tema oli Tartu linna täitevkomitee haridusosakonna inspektor ja käis kontrollimas Nõo kooli. Ja siis läks vaatab seal ja seal on üks ja seesama vend on juba 4. aasta esimeses klassis. Ja see ütleb, kuule, et Ants, et sa oled ikka veel siin esimeses klassis, vaata sinu sõbrad on ju kõik, kes 4., kes 5. klassis ja nii edasi. Ja siis see poiss oli Palamets, oli öelnud, et vaadake seltsimees inspektor, kellel tõeline janu hariduse järele. Sellel on ka 1. klassist väga palju õppida. Selge. See on väga korrati väga põhjapanev tarkuse sõna. Kui kaugele me nüüd Franciscusest jõudsime? Ei no me Franciscusest jõudsime kaugele, aga jätkame siis ütleme niimoodi kohaliku usu teemadel. Nimelt Eesti katoliku kiriku kunagise piiskopi Eduard Prohvetlichi õndsaks kuulutamine toimub 17. mail siis Raekoja platsis. No mis sina selle kohta siis ütled? No see on tegelikult tähtis asi, sellepärast, et kui me arvestame sellega, et katoliku kirik ja katolitsism ja nii edasi on selline rahvusvaheline ja poliitiliselt väga kaalukas liikumine ja asi, siis see, et ja seal pühakuks saamine ei ole ka nalja, siis ei ole nii, et nüüd teeme ära ja valmis. Seal on ikka terve rida tõsiseid ja selliseid tingimusi selle inimese elu osas ja väga tähtis on veel see, kas ta on kuidagi seotud olnud ühtede või teiste reliikiate ja imedega ja nii edasi, nii et ega see päris nii ei ole, et me nüüd tuleme 3 kokku ja ütleme, et sa oled nüüd pühak ja valmis. Nii et selles mõttes on see tegelikult, esiteks on see muidugi tunnustus Prohvetlichile endale, kes lõpp kokkuvõttes ju hukkus nii-öelda märtrina, aga see on tegelikult ka tunnustus Eesti riigile. See fakt, et Eesti riigil on olemas oma pühak ja Rooma on selle püüdse nii edasi, see on ütleme umbes sama tähtis, kui Eesti soost inimene on näiteks Euroopa Liidu välisasjade komissar nagu Kaja Kallas. Nii et ühesõnaga ma paneksin selle tähtsuse poolest, just poliitilise tähtsuse poolest, paneksin nad siia kõrva. Kaja Kallas, Katariina esimene, kes oli siis Rõngu Marta ja siis Prohvetlich, need on ütleme 3 inimest, kes Eestist võib-olla on väljaspool kahtlust, kõige kõvemal positsioonil. Aga nüüd siis, kuidas siis meie ülejäänud konfessioonid siis sellesse sündmusesse nagu suhtuvad või on mingeid märke positiivselt või ülipositiivselt või kuidas? Ei, siin ikka positiivselt, kuidas siis veel tähendab, teistes konfessioonides eriti pühakuid ju ei ole, luterlastel ei ole, nelipühilastel ei ole, baptistidel pühakuid ei ole. Üldiselt isegi jehovistidel, kellel on seal põhimõtteliselt ega naljad ikka päris pühakuks ka ei saa. Omaette, kes meil olnud on mormoonid, aga mormooni pühakud on kõik Ameerikas, nii et siin meil pole nagu midagi õiendamist. Aga suhtumise küsimus on selles, et võib-olla see katolitsismi seos või isegi mitte seos, vaid ütleme selline konfrontatsioon teataval määral kristluse sees on Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirik, kus väga palju, kusjuures isegi need inimesed, kes usklikud ei ole, kes on lihtsalt sattunud ühte või teise kirikusse, nad näevad, et katoliku kiriku ja Vene õigeusu kiriku selline
noh, kas või kogu see entourage seal sees, tähendab, mismoodi see dekoreeritud on ja nii edasi, on piisavalt sarnased. Nii et ütleme laias laastus, eks kõik vaata selle asja peale positiivselt. Teine küsimus on see, et noh, kuidas me nüüd tunnustame neid pühakuid ja kuidas Luteri usu kirik ühte pühakut tunnustab, kui tal endal mitte ühtegi ei ole. Mitte et Eestis ei ole, vaid üldse kogu selles religioonis. Ja reformatsioon Martin Luteri ajal ja nii edasi oli üldse üks mitmest asjast, millega ta tegeles, oli see, et tema ütles, et pühakud lihtsalt sellised kuju ei olegi olemas. Et pühakud olid olemas, ütleme, apostlid seal, kes Jeesusega käisid ja nii edasi, aga mitte nii. Nii et ühesõnaga me selle peale ütleme, et no see on väga tore, meil on midagi selle vastu ja nii edasi, aga noh, me nagu ise oma kiriku siseselt seda nüüd pühakuna päriselt ei tunnista, milles ei ole tegelikult ju noh, on nagu on. Muide, kui me praegu hakkasime nendest asjadest rääkima, pühakutest ja pühadest asjadest ja me mäleta, võib-olla me oleme isegi sinuga siin rääkinud, on üles kerkinud üks teine probleem. Katolitsism lihtsalt viitab, noh, see sarnasuse põhjal, aga probleem on lühidalt öeldes selles, et venelased avasid 1-2-3 aastat tagasi Vene relvajõudude pühakoja või kiriku. Igavesti suur ja pirakas ja väljast on värvitud lipilapiliseks, nii nagu need välivormid on ja nii edasi, sees täiesti siuke morn ja teda võib igaüks vaadata, kellel soovi on, löögi Google ja löögi sinna sisse military shrine või military or church of Russian military või midagi siukest ja te saate näha, saate pildid ja värgid ja nii edasi. Aga vaat nüüd tuleb see pühaku koht. Tähendab, seal on siis niimoodi, et nagu ka Google'i piltides seda näha on ja seda on kirjeldatud, on reliikiateks, mis on ka pühakuga väga sarnane asi, reliikiateks kuulutatud 2 eset, 2 asja. Esiteks reliikia on Hitleri kuub. See kollane, mida me teame, kui ta Alpides oli ja see Hitleri vormimüts, mis on ka kollane, aga selle punase randiga siin. Ja need on kuulutatud siis Venemaal reliikiateks. Miks? Ometi. Võimatu, täiesti võimatu aru saada. Seda enam, et ütleme, Venemaal on ju see reliikiate värk on tegelikult on reliikia, no üleüldse ka katolitsismis. Reliikial on üks 2 omadusest. Variant number 1 on siis see, et see on ese, mis on pühakule kuulunud. Noh, antud juhul mingi prohvetlik mingisugune asi või nii edasi võib osutuda reliigiaks, kuhu inimesed tulevad ja nii edasi. Ja teine, see on mingisugune asi, mis teeb imet. Ehk imet tegeb, noh, nii nagu seesama selles viimses reliikias oli, see suur kont või noh. Aga noh, neid asju on igasuguseid, no võib-olla üks kõige tüüpilisemaid nii siin kui seal on imet tegev Madonna ehk noh, venelased näiteks Kaasani kirikus on rääkinud, et imet tegev Madonna, et tal voolavad mõnikord pisarad näiteks seal ja nii edasi või siis noh, kui sa eriti haige lapse tood selle ikooni juurde või nii edasi, et siis võib nagu midagi juhtuda. Või see on variant 1, et see asi ise teeb noh, imet või noh, tal on variant 2, et see on kuulunud pühakule, et see on kellegi pühaku asi, noh, ütleme, võib-olla see koomilisem on, aga ma ei ole kunagi seda suutnud väga tõsiselt võtta, aga no, hambad. Taevan arv, see on niivõrd stomatoloogiline probleem, et nüüd leida, et hammastes on mingisugune imejõud ja kõik see, et see noh, nagu ei ole väga tüüpiline. Aga kui me võtame nüüd selle Hitleri fufaika ja selle mütsi, see ei vasta kummalegi tingimusele. Esiteks, need ei ole imet teinud, punkt 1. Ja teiseks, nad ei kuulu ka pühakule Hitlerile, nii et noh, kuidas venelased sellega hakkama said, noh, ei ole. Nii et selles mõttes ma ütleksin niimoodi, et katoliku kiriku suhe Vene õigeusu kirikusse tegelikult ütleme siukse, ma ei tea, kõrge poliitika tasemel, mida seal Franciscus sellest mõtles ja see oli noh, nagu tema asi ja nii edasi. Aga ma võin öelda, et selle täiesti kõige tavalisemal tasemel, võt siin, kus on kirikud, ütleme siin ka Tartus ja Tallinnas ja kus iganes, on ikkagi, ütleme, Vene õigeusu seisukohalt võttes, neisse suhtutakse põhimõtteliselt negatiivselt. Seepärast ütleme, et tõelised katoliiklased ja nii edasi
on ikkagi noh, tegelikult ütleme niimoodi, nad on ikka meie poole peal ja noh, nad ei lähe sinna, nii et aga muide sa küsid, kuidas teised suhtuvad. Üldiselt suhtuvad selles mõttes hästi, et Eestis on olemas asutus, institutsioon, ühiskondlik organisatsioon, mille nimi on Eesti Kirikute Nõukogu. Kirikute Nõukogu esimees on peapiiskop Urmas Viilma ja nemad tegelevad selliste üleüldiste asjadega, mis kirikuid puudutavad ja nii edasi. Ja meil võib-olla nüüd on see, et me peaks nagu mingil hetkel langetama otsuse Moskva patriarhaadi kiriku suhtes, kas see tohiks kuuluda Eesti Kirikute Nõukogusse või mitte. Küsimus on praegu lahtine, nii et noh, eks näe. Nii et niisugused värgid, Kirikute Nõukogu liikmed kõik suhtuvad üksteisesse hästi, kui nüüd Moskva kirik välja arvata. No tore, aga mina tahaks lugeda ette ikkagi ühe teate. Meil on head suhted on Eesti katoliku kiriku piiskopi Philippe Chardiniga ja ta pöördus ka Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu poole, et me annaks täiendavat informatsiooni selle kohta, selle õndsaks saamise ürituse kohta. Nii et ma kasutan seda võimalust ja loen ka selle ette. 17. mail kell 11 leiab Raekoja platsil aset püha missa, kus Eduard Prohvetlich kuulutatakse õndsaks ja toimub oikumeeniline palvus kõikide surnud hingede eest, kes oma elu jätsid Venemaale. Kõigil ka, kes soovivad rahaliselt toetada Eduard Prohvetlichi õndsaks kuulutamise ettevalmistust, on see võimalus olemas. Sellisel juhul tuleb kanda lihtsalt annetused Rooma katoliku kiriku Eestis kontole. Ja see on võimalik internetist leida. Nii et kõigile, kes tunnevad huvi ja kes arvavad, et see on külastamist ja osalemist väärt üritus, siis kindlasti 17. mai kell 11 Raekoja platsil. No eks üle mitmete aastate ole ka üks kõige tähtsamaid ja kõige suuremaid sündmusi, nii et ei jää meil muud, ma arvan ka siin, kui toetada seda ettepanekut ja need, kes sinna jõuavad ja vaatama lähevad, selliseid asju nähakse üks kord elus. Jah, ega teist korda ei näe. Me peame seda omale jäetud aega õieti kasutama ja tehke rahvas seda ka. Aga noh, nagu ikka ei saa me üle ka rahast. Nägin meedias intervjuud kellegi Rahandusministeeriumi ametnikuga, kes ei osanud vastata, kas on meil olemas tingimused, mis võimaldavad sel aastal teha lisaeelarve. Ma ei saa aru, kobame pimedusest, isegi härra Ligi ei suuda anda suuniseid. Kuidas see saab võimalik olla? No see on paljude meie rahandusministriga on lood sellised. Ega tähendab eriti Ligiga veel eriti, sellepärast kui praegu mõtlema hakata tema panusesse Eesti rahandusajalukku, siis ei maksa unustada seda, et noh, mõtleb eelkord, mis te imestate, Ligi oli tegelikult üks neist kahest inimesest, kes tegelikult sundis või peksis Eesti eurotsooni. Tähendab üldsegi andmata endale aru, mida see reaalselt tähendab ja mida me siis nüüd täna ka näeme. No Eesti on õnneks juba natukene toibunud sellest, aga need esimesed aastad pärast eurotsooni minekut ja esimesed aastad enne eurotsooni minekut tekitasid ikkagi väga tõsiseid probleeme. Ja just nimelt tänu sellele, et Ligi oli nende asjadega seotud. Nüüd, mis puudutab lisaeelarve tegemist ja nii edasi, siis sellel on olemas muidugi üks selline põhjus, miks neid tehakse. Ei, no ma saan aru, miks tehakse, aga miks ei saa aru, et kas tulevad niisugused tingimused, et oleks võimalik teha. Jah, võt see nüüd ongi see asi, et tähendab põhimõtteline probleem lisaeelarvega seoses on see, et põhieelarve on vale. Mitte selles, kas raha on või raha ei ole. Ma ütleksin selle kohta, et see on väga huvitav lähenemist. Ei, aga ongi, sa teed lisaeelarve, sa siis tekitad mingisugused täiendavad kulud, mis seal on. Või siis on olemas teine variant, et ootamatult sisse tulnud tulusid, millega sa nagu ei rehkendanud. See viimane variant minu arvates tänas Eesti kohta ei käi. Et seda ei pea reaalselt. Minu arvates see ei ole. Ja tähendab, see on lihtsalt, et on tegelikult tähendab see seda, et meil tekivad mingisugused kulud, mida Rahandusministeerium ei olnud võimeline ette nägema.
tähendab, see on kõigepealt Ligi, aga siis tegelikult kogu tema kamp seal ümber, kes need tema nõunikud ja nii edasi. Nad ei teadnud, mis asi hakkab tulema. Tähendab, on tekkinud täiendavad kulud. Nüüd täiendavate kulude osas, mis on ette nähtamatud, me saame rääkida ainult ühest punktist ja ainult ühest punktist. See on kaitse-eelarve. Tähendab, et me hakkame nüüd sisse ostma relvi ja moona ja nii edasi. Ja et me ei teadnud, et see asi nüüd nii kiireks läheb. Sest seni ajani meil oli kuskil 2%, me tahame tõsta selle 5%, täpselt samad asjad toimuvad ka Euroopas, kus mitmed riigid, kes olid väikese, on see. Ja see nõuab lisaeelarvet. Lisaeelarvet võib nõuda veel ka see, et juhtuvad mingisugused asjad, mida ei olnud võimalik ette näha. Toidu tõenäoliselt praegu ei tule, aga nii edasi, minu pärast kas või Pärnu üleujutus, nii nagu ta on. Või võimalik ei olnud. Nüüd ma ütlen... ütle nüüd Nordica ka. Ja 80 miljonit. Ja tubi poiss ka ja Nordica, aga ega see kõik ei ole tegelikult väga suur osa on muidugi kõik see, mis puudutab Eesti Energiat. Jah, kõik need Enefit. Ja see tagasi ostmine, see läks ka kalliks. Ja nüüd me peame siis täheldama kõik need asjad, mis me praegu nimetasime, see Nordica, Energia, Pärnu ja nii edasi. Nüüd on oluline punkt on see. Kõik need asjad on ette nähtavad. Jah. Seda, et Pärnus võib üleujutus tulla. Alati teada, muidu õnneks seda sel aastal ei ole, nii et las see olla. Aga ütleme, et see, et Nordicat ja seda, see lihtsalt näitab meile seda, et Rahandusministeeriumi tähendab, tõenäoliselt Rahandusminister ise ei ole kompetentsed. Tähendab, nad seal tulevad mingisugune... Kas Ligi ei ole mingi geoloog või keemik? Ei, aga vist bioloog, majandusgeograaf. Aga mitte see ei ole huvitav. Tema tegelik haridus tuleb sellest, et ta on olnud kaitseminister, rahandusminister, haridusminister, kas põllumajandus mingisugune asi. Ei tule meeldigi, kui sa hakkasid nüüd üles lugema, siis... Ta on 4 või 5 ministrit olnud, pluss peale selle panga osakonna juhataja. Asendamatu. Ma nüüd esitaks küsimuse, aga ma räägin veel sulle. Kõigi nende suurte ametite sees on Ligi hakkama saanud veel ühe asjaga. Ja see asi on suur Vabaduse rist Vabaduse väljakul, mis Ligi ajal ei läinud põlema, mis oli seal praakdetailides tehtud ja nii edasi. Lõpuks nad said selle asja kuidagigi põlema pärast seda, kui tuli Jaak Aaviksoo, kes lihtsalt füüsikuna teadis, kuidas elektrijuhtmed käivad. Nii et ütleme niimoodi sükene teadmises ütlen, mul on siuke tunne, et me hakkamegi selliste lisaeelarvetega elama seniajani, kui nii Ligi seal on. Ehk teiste sõnadega, miks me peame arvama, me räägime praegu lisaeelarvest, eks ole, käesoleva aasta suhtes, aga miks me peame arvama, et 2006 ei tule lisaeelarvet või 2007, sest ega siis... Kui me ootame ju majanduskasvu, siis ei ole vaja, siis on meil kohe algusraha kotiga. Raha on kotiga, aga me peame ikkagi esitama endale lihtsalt näiteks kas või sellegi küsimus, et kuhu me selle raha paneme. Sellega ei ole vist kunagi probleemi olnud. Vastupidi, sellepärast iga erakond tahab panna teda seda küll, aga lõpuks ta ikka kuskile pannakse. Ja, see on õige. Nii et ta ei jää alles ta ei jää igal juhul. Me lootma. Aga kui me hakkasime ministeeriumitest räägime ikka haridusministeeriumist ka. Mis seal toimub? Mis ministeeriumis toimub sellest? Mina saan aru, et seal on nüüd 0 tolerants, aga tagurpidi. Oota, 0 tolerants millele? Selles mõttes, et saad selle põhikooli ära lõpetada, kui sa üldse midagi ei tea. Jah, ei, sinnapoole see kisub. See tegelikult tuletab meelde seda, nüüd me oleme ringiga tagasi Panametsa loo juurde. See, kellel tõeline Janu haridusjärele, sellel on ka esimeses klassis väga palju õppida. Siin on mitmed keerulised probleemid. Üks selliseid keerulisi probleeme on ikkagi muidugi alghariduse ja algkoolide ja põhikoolide võrgu kokkutõmbamine Eestis, kus lapsed peavad hakkama käima veel kaugemal, kui nad seni käivad.
kui seni maksimaalne võis olla kuskil 10-15 kilomeetrit, kui bussringi läbi tegi, siis nüüd kaovad need bussid ära ja nüüd ei ole üldse saada. Ma tahtsin sulle öeldagi seda just, et kui nüüd tahetakse koolide algus teha kell 9, siis ma tahaks teada, kus võetakse need bussid, kes kohe peale 8 tulevad kell 9 uus buss ja need viivad ainult lapsi. Ja see on üks asi. Pluss peale selle, ega siis need bussid veavad ju mitte ainult lapsi, vaid need bussid oma kohtades edasi veavad ka töölisi. Ei no jaa, aga no siis nad ei saa töölisi vedada, sellepärast, et kell 8 ei lähe lapsed veel kuskile. No see nüüd on siis ütleme Kristiina Kallase selline eripära seisneb suures osas siiski ka selles, et ta ei ole võimeline nägema, tähendab asju kompleksselt, et see ühest kohast tõmbad asja või tõmbad klotsidest, ehitab laps mingisuguse tornikud ja kui sa alt tõmbad selle alumise klotsi välja, siis ülemine kukub kokku. Ja see bussidega see teema just ongi nüüd see, et nagu sa väga õigesti ütlesid, et kella 9 läheb, kella 9 on buss veel kinni, eks ole, lapsed tulevad maha. Nüüd siis peab ta hakkama ringiga kuskilt korjama neid töölisi sinna põhiliselt selles. Ja siit tuleb järgmine asi, et see firma, see mingi vineerivabrik või mingisugune muu vabrik, mööblivabrik või see peab vastavalt sellele siis ka tegelikult sisuliselt tund aega hiljem tööle hakkama. Ja vähe sellest, ta peab hakkama tegelikult, nüüd siin on teine variant see, et kuna töötajatel ei ole lubatud, ületund maksab ju rohkem, eks ole. Ja kui nüüd buss tuleb mitte kell 4 järele, sest kell 4 ta peab ju lapsi vedama või laste veost saab avada. Ja ta võtab töölised peale kell 5, tööpäev sellest ei pikene. Küll aga muutub see töötunni, see tagumine ots muutub ületunniks. Ehk teiste sõnadega sellele samale töölisele, kes teeb sama asja, peab ületunni eest hakkama maksma 1,5–2 korda rohkem. Kusjuures, ega ta selle võrra ju rohkem ei tööta. Ta töötab ikkagi seda tavalist nii, nagu ta vanasti töötas 9-5 või 8-5 või 8-4 nii nagu ta oli. Ja töömaht ütleme peenemalt tööviljakus ju sellest ei suurene. Ta töötab ikka sama palju, kui see on. Aga just tänu sellele tunniajalisele nihkele, võt nii ongi. Ja mul on selline tunne, et mis puudutab Kristiina Kallastit, ega ta väga hästi nagu nendest asjadest eriti nagu aru ei saa. See on üldse võib-olla meie mitmete ministrite see viga, et nad ei ole ütleme niimoodi, et paljud meie ministrid ei ole elus kunagi Eestis käinud. Et see kõige ägedam koht on, ütleme, on Viimsi ja nii edasi. Äärmisel juhul ka Pärnu, aga ütleme, kui sa lähed ikkagi sinna Põhi-Eestisse, ütleme siia allapoole Aegviidust edasi, tähendab seal Rakke ja Kiltsi ja Tabivere ja kõik, mis nad on seal Jõgeva, Mustvee ja nii edasi. Ega nende see ettekujutus sellest, mis seal sünnib, on ikkagi ülimalt ähmane. No aga tundub mulle siiski ikka niimoodi, et bussiettevõtted hakkavad eelistama ikkagi seda tööliste tööle vedamist, sest nemad maksavad. Absoluutselt. Ja selle järgmise bussi peavad maksma kinni kohalikud omavalitsused. Just, ja nii ongi. Ja kusjuures ega see veel ka nüüd 100% kindel ei ole. Kas see bussivärk ei võta töölistelt mingisuguse osa palgast ära või vähemalt ei lase palgatõusud sündida. Seepärast ütleme, ettevõtja peab ju oma selle kasumi igal juhul kätte saama. Ja mis seal kogu aeg oli. Aga kui nüüd see pull hakkab minema niimoodi, et ühesõnaga see, mis on vastavalt tööseadusandlusele erand ületunnitöö, muutub reegliks. Ehk teiste sõnadega ütleme, palk läheb üles, aga tööd rohkemaks. No ja vaevalt nüüd on võimalik seda kuidagi summaarse tööajaga või graafikuga või midagi korraldada, see ei tundunud tõenäoline. Kui isegi õnnestub, siis sinna läheb omakorda 2-3 aastat aega, tähendab, see võtab aega, tähendab, aga seda, et see nüüd kohe plaks käib, seda sama hästi ei juhtu. Kuule, aga lähme nende laste juurde veel tagasi, kes koolis käivad. Uus idee on ju ka haridusministeeriumil, et esmaspäevaks midagi kodusaid ülesanded ei tohi anda.
mis nad siis see 2 päeva nüüd seal kodus tegema hakkavad, näpivad telefoni. Jah, teevad suitsu ja joovad viina. No ma ei saa. Ühesõnaga, siin ma nüüd nagu ütleksin, et võtame seda asja nagu natukene rahulikult, sellepärast, et reaalselt väga paljud õpetajad ja koolid nii teevadki juba praegu ilma igasuguse käsuta, lihtsalt jätavadki, tähendab see laupäev, pühapäev, või siis ei anta selliseid ülesandeid, kus see kirjanikud ülesanded nagu matemaatikas, et sa pead seda tegema või nii edasi. Noh, lastakse ajalooõpikust seal 3-4 lehekülge lugeda või nii edasi. Ma ei ole kindel, kas see on õige, aga ma tean, et seda paljudes koolides nii tehaksegi. Eks ma olen ise ju Tallinnas ka siin mõneski koolis olnud ajalooõpetaja ja ma lihtsalt tean, et see nii on. Teine küsimus on see, et selline vaba aja andmine nii edasi, esiteks, see ei tohiks olla kohustuslik. Tähendab, ei saa õpetajale öelda, et ära anna. Kui ta tunneb, et ta ei lähe oma ainega nii kiiresti edasi, kui vaja on. Mingisugusel põhjusel, ütleme, mingisugune kontrolltöö kukkus läbi või mingisugune midagi läks valesti või midagi muudeti või ta ise oli haige ja nii edasi. Et seal, kus tal tekib see lünga koht või see, et ta ei suuda minna, siis seal ta ei anna neid võimalusi. Ja vastupidi, kui klass on igavesti tubli ja äge ja nii edasi ja nad on õiges kohas ja isegi natuke rohkem kui programm nõuab, miks mitte. Aga igal juhul ei saa see olla ja see ei tohiks olla ministeeriumi käsk. Seda enam, et ega ministeeriumis on ju ka nüüd, ega haridusministeerium, see on ju nüüd ka, ei maksa unustada, et ega kes töötavad haridusministeeriumi. Need töötavad haridusministeeriumis, kes on selle sama süsteemi produktid. Ehk teiste sõnadega need targad ministeeriumi ametnikud, kes tulid veel nõukogude koolist, need on juba kõik ammu pensionid või pöidlaid ja nii edasi. Ühesõnaga praegu nüüd on nii, et ministeerium on naksuga endale saanud kaadri ja ametnikkonna, kes on nende enda haridussüsteemi ohvrid. Produktid, jah. Jah, niimoodi ongi. Ütleb, räägime rohkem produktidest, enam ei räägi. Aga räägime nüüd sellest kevadega seonduvast. Mets hakkab minema meil roheliseks juba. Just. Ja siis, mis selle raiumise kohta siis nüüd õieti saab öelda? Kirjutab metsaökoloogia professor Marek Metslaid, et arvestuste erinevus, mis on tegelikult 30%, et kas on raiutud rohkem või on raiutud vähem, et see tuleb sellest, et hinnangud lähtusid vanadest mudelitest. See tuletab mulle meelde seda süsiniku asja. Alguses oli meil ka, eks ole ju, et meie metsad neelavad süsiniku, siis toimus metoodika muutus ja tuli välja, et nad vastupidi just eraldavad süsiniku. No sellest me võime teha ainult ühe järelduse, kummalgi juhul ei tasu paanikusse sattuda. Tähendab, ütleme siis niimoodi, tähendab, kus kohast ma ütlen, et ma ei tea. Tähendab, minu isa oli metsateadlane ja töötas EPA metsanduse kateedris ja metsandusteaduskonnas. Nii et ma mingil määral nende metsaasjadega kokku. Sa oled kuulnud? Vähemalt ma olen kuulnud, jah. Ja teiseks mul on mõningad sõbrad ja tuttavad, kes on metsateadlased. Ja üldiselt nii imelikkusega ei ole, tähendab need metsateadlased, keda ma tean, 9 juhul 10 nad ütlevad seda, et Eesti metsadega pole midagi viga. Ja eriti näiteks kui minna Luua metsakooli seal inimestega rääkima seal Palamuse külje all, ja siis muidugi Eesti Maaülikooli inimestega need. Ühesõnaga ütleme niimoodi, laias laastus nad suhtuvad sellesse metsanduse juttu samamoodi nagu normaalsed inimesed suhtuvad elektrituulikutesse. Tähendab palju paanikat ja väga vähe villa selle asja juures. Asi, mis meid häirib ja mis on tõeliselt võib olla problemaatiline, on see metsade raiumise viis. Nimelt see raiumine sellisel malelaua meetodil, tähendab eriti see, mis sa näed, kui sa veel ka autoga sõidad, kus on mingisugused sellised kilomeetrised jupid, mis on sisuliselt kuni
nii tühjaks maha raiutud. ma ütleks selle kohta, et mind väga häirib see, et need kilomeetrised jupid on just tee ääres, et oleks lihtsam välja vedada. No väga õige, muidugi. Siin on jällegi järgmine asi, selle väljavedamisega, metsa väljavedamisega ma olen nüüd otseselt ise olnud seotud, sellepärast et need mehed, kes mu valisid Riigikogusse, põhiliselt olid Jõgeva ja Tartumaalt ja nende hulgas ka väga paljud metsategelased ja kõige tähtsam autojuhid. Sest siis oli ju täpselt määratletud, kui palju, kui rasked võivad autod olla, et neid välja vedada. Ja kuna seal oli see ülemine piir oli olemas. Siis kontrolli tehti kogu. Jah, oligi täpselt kontroll. Siis põhimõtteliselt, kuna nad nagunii vedasid, see autokoorem oli raskem kui lubatud. No sellega sa hoiad ju tegelikult ühe sõidu kokku või bensiini kokku ja nii edasi. Siis kui juba nagunii see risk oli, et sa jääd sellega vahele, siis sa parem, kas sul on seal 50 tonni või on sul seal 51 tonni või 52, see ei muuda pilti ja sa võid rahulikult minna selle 60 peale. Kui vahel, siis vahel ja las olla. Aga tihti oli teada, et kus kohas need kontrollijad olid ja vahele jäädi. Näiteks oli, ma ei tea, kas praegu on, aga kui meid peaks praegu mõni metsavedaja kuulma, siis üks hoiatuskoht on alati olnud, on Adamere tee rist näiteks. Sealt võeti. Siis oli ka Puurmanist siia poole tulles siis Tallinna maanteele oli Kiiu juures ja nii edasi. Nii et ma enam-vähem isegi tean neid kohti, kus need mõõtmised olid ja nii edasi. Aga põhipoint on ikkagi tegelikult annab selle, kui sul vedamisega on seotud risk, siis on kavalam, et sa võtad selle riski suure kasumi nimel. Väikse kasumi nimel minna jukerdama, ei ole mõtet. Ja kui me sellest räägime nüüd, mis tuleme ringiga siia tagasi, et nad vaatavad, et kus kohast on kergem välja vedada. Aga just nimelt sellepärast, et väljavedajad ei ole mitte niivõrd need metsakasvatajad ja metsaomanikud, kuivõrd metsavedajad. Ja kui me nüüd räägime, see on seesama see Kristiina Kallase fenomen, tähendab ühe asja teed, tegelikult tuleb kogu see jama, arvad, et võtad puu maha. Pool asja, see on veerand asja, kõik see ülejäänu kaasa arvatud näiteks laadimisvõimsused, tule taevas appi. Siis pandiveod, kunagi oli ju idee selles, et vedada Pihkva oblastist Venemaalt üle Peipsi järve, siis mööda Emajõge Viru Jaagupisse ja siis, või vabandust, Pärnu Jaagupisse ja sealt edasi Pärnusse ja Pärnust Rootsi. Oli niisugune skeem. Jällegi, et kas tasub ennast ära või mitte. Igal juhul, ideid on palju olnud. Nii et ei, sul on õigus, et tegelikult sellel võib-olla sinu jutule tuleks juurde lisada ka see, et metsa raiumise puhul ei ole tähtis mitte ainult selle puidu efektiivsus, vaid ka tema esteetiline väärtus. Tähendab, kas me tahame sõita mööda maanteed, mille servas on need lagedaks raiutud ja nii edasi. Aga teisest küljest neid lagedaks raiumisi on olemas ka, suur osa on ka metsa sees, mida me iga päev et sa tegelikult seda ei näe. Ja seal on tegelikult võib-olla isegi rohkem. Tulemus on siis see, ma rääkisin sellest luuameestest ja mitte need, kes luudasid teevad, vaid luuametsakoolis. Ja siis see, et raiutakse nii ja naa, aga et põhimõtteliselt Eestis ikkagi metsadega praegu nagu probleem ei ole. Siiani. Siin on jällegi rõhk sõnal siiani. Ja kas me peame nüüd võib-olla püstitama ausamba sellele mehele, kes tegelikult kogu selle ühtlase metsasuse nagu alles hoidis ja kes istutas ja jälgis, et seal ja nii edasi. Ja kellele Eesti metsad võrdlevad väga palju, aga ma kardan, et ega Felix Samsalu. Mitte päris, tema tuli hiljem. Tähendab, enne seda oli üks teine mees, kes oli väga tähtis. Ma kardan, et talle ei panda ausamast, see oli Hermann Göring. Jah, temale vist mitte. Põhiprobleem oli selles, et Hermann Göring oli Hitleri Saksamaa peametsaüle. Ei, seda küll, jah. Ja tema jaoks, ja temal oli muidugi ka siin oma huvi. Sellepärast ta sai aru, et Eesti, Läti ja osa Põhja-Leedu ja nii edasi on ideaalsed jahialad. Ja et seda tuleb siis nagu Reichi
jäägritele ja igasuguste nende tuleb alles hoida ja nii edasi. Et Göring oli see, kes pani metsa raiumise mitmeteks aastateks kinni, aga pärast seda, kui ta Nürnbergis üles poodi, siis läks jälle teistpidi. No nii on. Vahepeal sa puudutasid niimoodi neid korraks neid tuulikuid. Aga mis siis nüüd saab siis selle Eesti Energiaga? Nüüd Enefit Greeni likvideerisime ära, panime sinna mitukümmend miljonit rahakest jälle sisse. Et mis see probleem on või mis see tegelik põhjus on? Kas siis nende see krediidireiting on Eesti Energial nii kehvakene, et varad on siis, ma sain aru, et need Enefiti varad on kõik alla hinnatud, ühesõnaga, et neid nagu üldse ei olegi enam või ma ei... Ja ei, seal nüüd on niimoodi, et nii lähebki ja need varad lähevadki veel alla sellisel juhul, nagu me siin saateski oleme rääkinud, kui tegelikult ei toimu kahte operatsiooni. Operatsioon number 1, Eesti Energia on vaja tükkideks teha. Võrgud, tootmine. Me tegime juba tegime ju. No veel mitte päris. Ja nüüd teine punkt, mis on tähtis, et need väikseks lõhutud tükid tuleb maha müüa. Sellepärast, et kui riik ei ole võimeline korralikult majandama, siis eramees, kes on selle asja endale ära ostnud, see on nõus majandama. Nüüd viimane teema, mis on üles kerkinud, ma ei kujuta ette, kuidas see minema hakkab, on Elektrilevi, mis on ju ka seal samas kontsernis sees. Elektrilevi mehed lubavad sealt 30. aastaks, et kõik saab uuesti korda ja kõik elektrijuhtmed ja kõik hakkavad jooksma. No ma ei tea, väga hea oleks, kui saaks. Tegelikult kõigi nende probleemidel on olemas ainult üks võimalik lahendus. Ja see lahendus on 21. sajandi energeetika, mida kujutab endast tuumaelektrijaamad. Ja Eestisse paar tuumaelektrijaama ja oleksid meil kõik probleemid lahendatud. Kogu see mure nende tuulikute nendega taandub ju sellele, mida me ise juba teame ja oskame hinnata, on see, et tuul puhub. Tuul iga päev puhu. Ja ta ei tee seda kogu aeg. Ja mida me siis tegema hakkame, kui tuul ei puhu. Ja selleks nüüd, et elekter tuleks ka sel ajal, kui tuul ei puhu, peab kusagil olema mingisugune elektrijaam, kes töötab kogu aeg. Kuule. Meil on ka plaan olemas, meil on plaan Paldiski salvesti. Aga see on veel nii, no mul ei ole midagi selle plaani vastu ja korra nagu mul vilksas ka kõrmust läbi. Aga siin tuleb arvestada sellist asja, et salvestid on tehnoloogiline probleem. Mida me saame, tähendab, mismoodi me hakkame midagi salvestama. Mind nagu tehnoloogia küsimus nagu, ma ei ole kompetentne selles suhtes, eks ole. Aga selles suhtes ma olen kompetentne, et ma oskan omale ette kujutada, kui ma kuulsin intervjuud selle projektijuhiga, et sinna 600 meetri sügavusele tehakse nii suur auk, mis on 10 Ülemiste keskuse suurun. Nii. Noh, aga pärast seda, siis mis sa sellest august ikka nii väga saad? Tähendab, selles mõttes... No ma ei tea, no lõpuks see peab ju ka kuidagi ära tasuma selle augu tegemine. Aga mulle ei meeldi, mul tundub, et siis kohe see sama vend sirutab nagu see käe minu tasku suunas. Mul on kahtlane tunne. Sellepärast olen nagu mures. Jah, ei, väga suur lootus on, et seda auku ei tule. Probleem, see ongi maailma energeetika tehnoloogiline probleem seisnebki selles, et ei ole võimalusi salvestiseks. Noh, puhus ära, meid praegu just ei ole vaja, me paneme selle elektri kõrvale ja võtame siis, kui nüüd meil seda vaja läheb ja tuul ei puhu. Selleks ei ole vaja kaugele minna, et aru saada, kuivõrd keeruline probleem see on. Me oleme kõik ju nii ehk autodega seotud ja varem või hiljem aku hulub läbi. Või kui sa lased auto pool aastat seista ja vahepeal mootorit ei käi, siis aku jookseb tühjaks. Nüüd tekib küsimus, aga miks me ei tee selliseid akusid, mis töötavad kogu aeg? Selle peale me ütleme, me ei oska. Me ei oska akusid teha. Ja selliseid võimsaid. Ja see kerkigi seal. Järelikult aku ei saa olla stabiilse elektriallikas.
midagi võib olla, noh näiteks generaator. No natuke aega, noh. Ja natuke, noh generaatorid, mida haiglatesse mõnikord pannakse ja nii edasi. Või siis, noh, ma ei tea, tuumavarindisse ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis salvestusvariant on olemas, noh, veel paar tükki tähendab stabiilne. No hüdroelektrijaamad, seal kus on tõepoolest veevahe ja seal tuleb all. No ja muidugi Norra ja Rootsi puhul, mis on meile väga tähtis, on salvestusvõimalused, on järved. Järved, mis asuvad kõrgel. Tähendab sel ajal, kui elekter tuleb, siis pumbatakse vesi üles järve ja kui vaja, siis ta tuleb järvest alla. Ja see, mis sealt järvest alla tuleb, see on siis ka, jõuab lõppkokkuvõttes ka meile. Aga meil seda ei ole. Tegelikult ei ole seda ka Soomes. Meil ei ole neid kõrgeid mägesid ja nii edasi, nii edasi. Ja sellega on nagu meie need salvestusvõimalused nagu enam-vähem ammendatud. Jah ja aamen ja muud midagi. Variant on siis see, et kui see tuumavärk ei tööta, et siis sel ajal on meil mingi elektrijaam, mis alati töötab. Need enam ei käi, tuulikud ringi ei käi, aga meil on vaja elektrit stabiilselt kogu aeg. No ja selle jaoks on olemas väga lihtne vahend, eks ole, selle jaoks on olemas põlevkivi. Mida me on kogu aeg teinud. No ütleme, põlevkivi on nagu kehavariant, see vajab natukene aega kütmist ja niimoodi, eks ole, aga gaasijaam, see on kuskil 15 minutit ja on valmis, jah. Ja valmis, jah. Ja kui selles muide, aga selle põlevkivi. See ei seisma, nüüd meil oleks vaja seda põlevkivi energiat võtta ja nii edasi. Me ei saa seda kohe võtta, sellepärast nagu see õigesti ütleb. Sinna tuleb veel see põlevkivi ahju ajada. See ja siis masin käima panna. No nagu ma olen aru saanud, siis siin meie Ida-Viru elektrijaamades läheb selle asja peale kuskil 15 kuni 24 tundi. Tähendab, kui ta on, siis kütad selle sinna sisse ja siis, no aga seal on ju jällegi võt see Kallase fenomen, et sa ei vaata seda asja ahelalt. Sa ei vaata seda, et igas küsimus ei ole mitte ainult selle põlevkivi allajäämises, sul on ju vaja see Fedja sinna kohal kutsuda, kes parasjagu kodus on, kes selle käima lükkab. Ja nüüd, kui siis selgub, et Fedja tuleb kohale, aga Stjopa ei tule, sellepärast tal on täna pohma või lihtsalt viinavõtmise päev. See kõik on osa energiaahelatest. Stjopa, Fedja, ahi ja nii edasi. Järelikult, kuidas me saame seda vältida? Jällegi, eks ole, see talumehe tarkus seisab selles, et seda ahju ei lastagi ära kustuda. Et see ahi põleb kogu aeg. Natuke põleb. No jah, aga mitte väga. No aga iga juhul ta põleb. Kui ta väga natuke põleb, siis läheb väga kulukaks. Tule, tegelikult sellesse konks ongi, et need inimesed, kes räägivad sellest, kuidas meil need tuulikud ja päikeseenergiad ja kuidas need kõik töötavad. Nad nagu unustavad ära selle momendi, et ega see energia tootmine, mis on nende arvates saastav ja hirmus pahane, see kuskile ära ei kao. Kui me teeme tuuleenergiat sinna, ega me see ei kustuta seda asja ära. Ja see on see, mida nimetatakse stabiliseerivaks või sellisest tagatisenergeetikaks või nii edasi. Tähendab, see põlevkivi, mida mitmed inimesed leiavad, et see on paha ja see energeetika ei kao mitte kunagi. Sellepärast, et need ahjud peavad käima kogu aeg arvestusega, et nõnda nimetatud. Ja siin muidu tekib üldse küsida, mida me sellest taastuvenergiast üldse siis nagu väga jeebeldame. No ainus variant nüüd ongi see, mis mida ma olen enne arvanud ja võin rõhutada, tuumaenergeetika, tuumajaam töötab kogu aeg. Ta ei tee mitte midagi halba, ta ei risusta ega ei saasta midagi. Tänapäevane tuumatehnoloogia on suhteliselt lihtne ja efektiivne. Eestis on olemas inimesed, kes selle vastu on huvi tundnud. Kalev Kallemets ja kes iganes. No see on kõik 10 aasta perspektiiv. Jah. Muide, omal ajal oleks võinud teha seda kiiremini. See oli kadunud Hardo Aasmäe idee oli selles, et väikeste linnade puhul võiks venelaste käest ära osta, kus sa nüüd enam midagi ostad. Võiks ära osta tuumaallveelaeva. Ja siis... See oli üks niuke reaktor, oli meil ju Paldiskis olemas. Ja siis see allveelaev viiakse kas Paldiskisse või siis näiteks Pärnusse. Allveelaevast tõmbad 2 juhet välja ja on asi käes. Kui see oleks Pärnu, oleks ta ilusti ära kütnud
nii et noh, siin nagu ei ole. Kuule, see viimane jutt tuletab meelde väga meil Trumpi. See, noh, mis seal on viime laeva ja värgi ja tõmbab 2 juhet ja kõik saab korda tead. Aga see oli jaas. Muidega ma väga hästi isegi ei tea, mille taha see asi seisma jäi, sellepärast, et seda ma olen nüüd kuskilt jällegi lugenud või vaadanud mingites polaarjoone tagustes Vene linnades. Seal, kus Põhja-Jäämeri on veel ava. Seal mitmel pool ongi seda asja tehtud. Seal on küll allveelaeva ja selle tänava laterna vahel ja sinna tuleb veel üks mingi vidin panna. Aga põhimõtteliselt see süsteem töötab. Et see on nagu praktikas proovitud. Ja siis kuidagi, ja ma mäletan, et Aasmaaga ma rääkisin, et võtan venelaste käest ära, et tuleb lihtsalt torpeedoaparaadid ja suurtükid ja need on vaja maha võtta ja nii edasi. Aasmaa jäi pikalt mõttes, ütles, aga võib-olla ei ole vaja maha võtta. Ja, selge. Ja annavad koos sellega. Kuna aga lähme ikkagi selle Trumpi juurde veel korra, et viimased päevad toovad niisuguseid uudiseid, et üldse enam millestki aru ei saa. No, sina pole erand. Tegelikult ei saa mitte keegi aru. Kellelgi pole klaaskuuli ega midagi. Ei ole. Sest üldiselt muidugi see, millised käkid on tal õnnestunud kokku keerata vähem kui 100 päevaga, on ikkagi, me jätame praegu isegi Ukraina kõrval, hakkamis peale Panama kanali. Aga seal nad said ikkagi lepingu. Et poisid lähevad kohale. No jaa, aga nad olid enne ka seal, see ei ole mingisugune läbimurre, aga see on niimoodi. Gröönimaa, eks ole, Taaniga, eks ole ju suur probleem. Kanada, eks ole, Kanada öeldi ka halvasti. Iisrael, tähendab, keda ta lubas toetada ja tegelikult Iisrael sõdib praegu Hamasi vastu suhteliselt üksi, ega me ameeriklased tegelikult ei aita. No ma ei tea, nad uutisid ikka nagu pommitavad. No esiteks nad ei pommita midagi uut juurde ja mitte seal, kus tarvis on. Ega tegelikult seal on ikkagi vaja. Ei, no seal on üks asi neid veel olemas. See Trumpi heategevus. Nad panid sinna Ameerika ja kogu maailma kõige suurema lennuki emalaeva. Ja lennukikandja Gerald Ford. Ja see on siis nagu tõstetud sinna Iisraeli külje alla ja nii edasi. Ja nüüd Iisraeli vägede üle juhataja mingil pressikonverentsil kratsis kukalt, et kurat selle Fordiga, et tähendab, nad panid selle küla siia, aga meie oleme need, kes seda kaitsma peavad. Sellepärast, et see on nüüd, et me paneme kuskil veerandi Iisraeli õhukaitsest. Paneme sinna selle, et noh, ja ta tegelikult üsna halvasti ka inglise keeles ütles kuidagi umbes, et nad võiks tahavad selle küna siit ära koristada, et oleks meil lihtsam asja. Nii et me saime juba 4 probleemi. 5. probleem muidugi on see, mis puudutab tollisõda. No see on üldse, tähendab, läks 48 tundi mööda, kui ta sai aru, et see asi läks hukka. Aga noh, seal olid enamus riike. Aga kõik jooksid ju ikka kurat sinna kohale ka tead, et ikka räägime. Aga see ei kestnud kaua. Sellepärast praegu praktiliselt ikkagi Euroopa tegeleb nendega ise. Jaapan tegeleb ise. Kanada pani täielikult tolli alla, pani elektrienergia, mis tähendab umbes 1/3. Võt me rääkisime energiast. Kanadal tänu sellele, et seal on olemas need kaskaadid ja nii edasi, tänu sellele, et neil on stabiilne elekter olemas. Võib-olla kõige parem asi, mis on pool Ameerikas ja pool Kanadas. Ja siis te saate aru, tähendab, kui oluline on see Kanada energia USA-le, on Niagara kosk. Niagara kosk, tema siuke kitsam pool on siin Ameerika poole peal. Ja jämedam pool on siis seal Kanada poole peal. Ja kui te lihtsalt kujutate endale ette, et Niagara kose peale te panete 2 või 3 hammasratast tiirlema või nii edasi, et sealt on nii, et seal võid elektrit toota nii, et juhtmed sulavad. Muide, igaks juhul ma täpsustan, Niagara koske ma olen seda elus näinud ja tean, võin kinnitada, et Niagara kose peal mingisuguseid elektriasju ei ole. Teda ikkagi hoitakse. Aga kujuta nüüd endale ette, eks ole,
tasus Trumpil Kanada läbi sõimata, kui Kanada pani siis kogu Ameerika elektri, mis sinna läheb, 30-35% tollimaksu üles, kohe plaks. Ja siis ameeriklased et see on midagi, et mõelge, kui teil paremad mõtted pärast tulevad, siis räägime edasi. Aga praegu jätame selle nii, nagu on. Kogu see tollinduse värk on sest väga paljud riigid tegelikult Ameerika pani kuskile 30%, need panid teised 30% vastu. Aga siin on nüüd üks väga oluline nüanss veel. Ja kuidas nüüd see Elon Musk seda ära ei jaganud, et me ei saa nagu aru, ta on niisugune insener ja tehnoloogiate mees ja nii edasi. Ameerika pani tolli, Euroopa, ütleme siukeste, siuke raskete ränkade asjade vastu, nagu näiteks alumiinium, raud, autokummid ja nii edasi, tähendab. Aga Euroopas on ju tehased, kes neid asju toodavad ja kelle jaoks on see väga vajalikus üles huvitav on see, et osa nendest tootjatest on ameeriklased ise, nii et ütleme Ameerika firmad Euroopasse, Kolaga, Ameerika, sealtmaalt nii edasi. Nii, aga see oli see ja selliseid tolle me oskame ette kujutada, ütleme see nii suure pannakse mingisugune asi peale seal alumiiniumile, nagu ma ütlesin, seal mingitele metallidele veel ja nii edasi, nii tolli pannaksegi. Aga nüüd Euroopa tegelikult mingi aja seal, mitte eriti kaua, see 2-3 kuud sügas mune ja mõtleski välja, et Euroopa tollid Ameerika vastu on oluliselt sensitiivsemad. Sinna hulka kuuluvad näiteks sellised asjad nagu näiteks kiibid, mis lähevad, eks ole, arvutitesse sisse. Siis kõik võimalikud mälukaardid, igasugused mäluskeemid ja muud sellised asjad, mida Ameerikas siis toodetakse, see läks alla. Siis läksid alla logaritmid, kõik võimalikud matemaatilised logaritmid, mis on seotud ühtede või teiste programmide käitamise ja sellega, et sul selleks, et äpp tööle hakkaks, taga on mingisugune matemaatiline leidusvärg. See läks nüüd tolli alla ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega Euroopa pani tolli peale kõigele sellele, mida toodab Silicon Valley ehk see räni värk ja nii edasi. Nii et selleks, et seda tolli nüüd rakendada, ei ole vaja sul nii tollimeest, rahameest ega mitte midagi. Vaid kulusid ei ole. Kulusid sisuliselt ei ole ja kus juures ta lööb just nimelt kõige sensitiivsemasse kohta, kus ameeriklased tõeliselt on maailma tipptasemel. Pluss Euroopa võttis kõik tollid maha, kõik võimalikelt seda laadi, ütleme, tarkvaratoodetelt ja skeemidelt ja millelt iganes, mida toodetakse Lõuna-Koreas ja Taiwanil. Ja sellega ja teiste sõnadega. Taiwan on ka suur kiivitootja minu arust. Number 1. Tema ongi see põhiline number 1 ja Ameerika oli kuskil 2 või 3. Nii et sõnaga, nagu ma ütlesin, ega eurooplastel läks ütleme paar nädalat aega, et nüüd aru saada, et kas see on tõsine, ei ole tõsine, siis käidi seal rääkimas ja nii. Ja kui sul on küsimus, kas alumiiniumpotid või kiibid, siis selge, alumiiniumpottide tootmisega saab ka Euroopa ise hakkama, aga võt kõik see kiibindus ja nii edasi, võt sellega on seotud Musk. Nii et selles mõttes läks nagu temal alla. Nii et praegu ütleme niimoodi, numbrite järgi on nagu tollid praegu on enam-vähem väga tasakaalus, aga kvaliteedilt ei ole. Ja Ameerika delegatsioon tormas Euroopasse, tähendab Saksamaale ja kuhu iganes praktiliselt nädal pärast seda, kui see oli olnud. Et umbes nii, et kuidagi me teeme ja täiesti idiootlik, et ärge veel pange meie kaupadele tolli peale, et ootame veel 2-3 kuud. Meie paneme teile homme, aga teie oodake 2-3 kuud. Nii et see Trumpi arusaamine, et me teeme nüüd mingi diili või nii edasi, on tegelikult suhteliselt jabura hoitud. See tundub rohkem nagu PR ei olegi operatsioonina osaliselt. Jah, aga väga raske on. Aga ootame, vaatame, aga räägime natuke moest ka. No nii. Kas sa oled moega kursis? Mingil määral.
kas sa tead, mis tähendab polüamoor? Ei. Ahaa, sellega ma suutsin sind üllatada. Kindlasti. Nimelt see tähendab uut kooseluvormi. No nii. Kus siis nagu on erinev arv sugusid esindatud. Umbes niimoodi, et koloosi, nagu vanasti öeldi, et koloosist tõmmatakse kõigile korraga tekk peale või midagi niuke. Ei, kahjuks ei õnneks. Mina isiklikult ei ole ka nagu nii väga kursis, aga pensionärid räägivad. No nii. Et meie Eesti televisioonis olevat esinenud üks naisterahvas, kes olevat selles niisuguses koloosis elanud 5 aastat. No ja meeldis siis, jah? Jah, kiidab. No nii. No näed. Ei, ega ma ei saa. Suutsid sind üllatada siiski tead. Muidu nagu tundub, et on mees asjaga kursis, aga näed, on alasid ikkagi, mis ei ole. No ainus, mis ei ole viimased uudised ei ole sinuni jõudnud. Noh, ega tegelikult selline monogaamne abielu ja nii edasi, ega see ajalooliselt teab, kui vana ei ole. Lihtsalt mine kas või vanasse Roomasse tagasi, kus inimesed abiellusid seal 7, 8, 9 korda. Ja kus oli naisi nii, et lademetes või Polüneesias, kus vastupidi ühe naisel oli mehi nii, et lademetes. Nii et see kõik on tegelikult olnud. Nii et on nagu on, ei maksa paanikasse sattuda. Küll aga võin ma soovitada, et sellel teemal on olemas üks raamat, marksistlik raamat, ilusti kirjutatud, Friedrich Engelsi raamat Perekonna, riigi ja eraomanduse tekkimine. Ja on kuskil 100 lehekülge paks ja seal on kõik need abieluvormid ja asjad kõik ära räägitud ja nii edasi. Ei, me siin nagu mõne meesterahvaga arutasime sel juhul, et mismoodi toimub lahutus. Et kas on nagu konsensuslik otsus või mis värk, et see võib nagu öeldakse, lahkumisega võib tulla raskusi. Muide, tänapäeval on niimoodi, et lahutusega, mida edasi, seda vähem probleemi on. Miks? Ma ei tea, kui ma vaatan oma tuttavaid või isegi tuttavat lapsi ja oma lapsi ja nii edasi, siis vaata, ega keegi ei ütle, et ma olen nüüd abielus selle või teisega või nii edasi, et mul on suhe sellega. Või siis on elukaaslane ja mis iganes. Siin on ju asi väga lihtne, tähendab, kui oled suhtes või elukaaslane, siis lihtsalt võtad kohvri ja paned mustad sokid sisse ja jalutad minema, ongi sul kogu lahutus, kus sa siin enam pingutab. Nii et tõenäoliselt see klassikaline arusaamine sellest abielust ja asjast ja nii edasi, see aja jooksul muutub. Ja kui keegi on abielus, isegi mitu korda, ikka paha see nii edasi, et võt vanasti ei olnud. Vanasti ei olnud sellepärast, et inimesed ei elanud nii kaua. Kui sa mõtled Vargamäe Andrese peale, eks ole, tal oli Krõõt ja siis oli Mari. Aga tal oleks võinud olla neid veel isegi rohkem ja rohkem, kui ta oleks veel kauem elanud, kui ta tegelikult elas. Nii et lihtsalt meie ühiskond ja meie eluiga ja need lihtsalt muutuvad. Nii et siis nagu vanus ja raha muudavad meie elu. Kindlasti muudavad. Kusjuures muide siin on veel üks sükene nüanss, mis on viimasel ajal nagu tähele pandav ja tegelikult isegi Eesti ajakirjandus, kui seda tähele panna. Isegi raha roll hakkab tegelikult vähenema. Kui paljud meie mõistes rikkad inimesed, kas siin meil või mujal ja nii edasi, sisuliselt on tunda, et nende jaoks raha ei ole nii kohutavalt tähtis, nagu ta oli veel mõnda aega tagasi. Tähendab, raha on asi, mida teenitakse, rahaga peab olema tagatud teatud elementaarne elustandard ja siis see on nagu enam-vähem kõik, sest ega üle ühe kõhutäie see ikkagi ei söö. Ei, aga mina oleks ka rahul, kui mina oleks, hea küll, natukene miljardär. Ega ausalt öeldes siis ei oleks mul sellest rahast ei sooja ega külma. Ja, mul oli üks tuttav, hea tuttav, tema oli miljonär ja tema siis nagu kuidagi ütles, et ei maksa eriti pingutada nende asjade pärast ja nii edasi, et kui sul on 10 miljonit olemas, siis sellest täiesti aitab. Et rohkem pole vaja. Muide ta rääkis inglise naelast. See on veel inglise naelast, jah. Et kui sul on 10 miljonit inglise naela, siis on nagu kõik korras. Kallis rahvas, pidage seda meeles, mida Igor ütles, et kui sul on 10 miljonit naela
siis on sinu mured lõppenud. Tegelikult see oli suur põllumees, Nils Taube oli tema nimi ja me peame talle tänu ütlema nüüd tagantjärelegi, sest tema oli see, kes hankis ja tarnis kõik kõige kallimad seadmed Viljandi haiglale. Sellepärast selle Nils Taube vanaema oli Viljandist pärit. No näed. Nii et sellel rõõmsal kevadisel toonil me siis ka sellel korral lõpetame. Hakkame sinnapoole minema, järsku on seal 10 miljonit, mida me kätte saab ja me peame minema ruttu enne kui otsa saab. Selge, teeme ruttu.